Tere tulemast vaatama Onkoloogika podcasti järjekordset osa. Ja kui me vahepeal alustasime kõiki oma saateid üsna tüütult ühtemoodi, et meil on jälle külas inimene, keda me oleme nii kaua planeerinud ja siia saatesse oodanud, siis meie tänased külalised on täpselt sama oodatud, aga üldse mitte nii pikalt planeeritud, sest elus on palju juhuseid, ootamatusi ja nii ka see lugu, mida me hakkame täna siin lahti rullima teie kõigiga koos. On alles üsna hiljuti alguse saanud ja sattus meie teele tänu teie avatusele, julgusele jagada ja valmidusele, usaldusele tulla täna siia meiega nendel teemadel mõtteid vahetama. Meil on täna külas Riin ja Liis Velsker. Tere! Aitäh, et te tulite, aitäh, et te usaldate. Tere! 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 Ja muidugi on siin minu kõrval ka Pille, kellega koos me oleme juba 30 saadet peaaegu et purki saanud, nii et 31. Onkoloogika podcast läheb teele nüüd. Veel kord aitäh, et te siin olete. Ma tahaks hästi küsida, et kas te ise ka teate, miks te siin olete, aga seekord säästame vist teid. Et tegelikult kõik sai alguse sellest, mis uudised, Riin, sinu terviseportaali, siis ma saan aru, mõned kuud tagasi ilmusid ja hakkame kuskilt otsast minema. Võib-olla sa juhatadki natukene selle nurga alt meid teie loole lähemale. Oli üks ilus päev. Tegelikult väga, kuna see on just äsja ju juhtunud, siis väga pikka lugu polegi. Nimelt, mul tekkis üks õhtu väga kummaline tunne, et ma pean kindlasti oma rindu katsuma. Ja ma ikkagi aeg-ajalt seda teen, sest ma tean, et on hea ennast kontrollida, eriti kui ma olen olnud imetav ema, et igasugused muudatused võivad kehas olla. Ja siis läksin vannituppa peegli ette, teadsin seda võtet, tõstad käe üles ja siis hakkad vaikselt mudima. Ja siis ma seda tükki tundsingi siis parema rinna all. Ja natukene mudisin seda, mõtlesin, kas see on ikka päris see, katsusin teist rinda, seal ei olnud mitte midagi taolist, kutsusin mehe vannituppa, ütlesin, palun, katsu sina ka, kas see on õige, mis ma tunnen, sest ma kartsin, et ma kujutan endale ette. Et see natuke siuke šokk juba tuli. Ja siis ta ütles, et jah, seal on sul üks tükk, siis ma olin selge, oli õhtu, ma hakkasin lapsi magama panema. Ja siis ma ütlesin lastele, et oodake korraks. Ma läksin ruttu terviseportaali, vaatasin esimese vaba aja, mis oli. Ma ei teadnud tegelikult alguses, mida ma üldse nüüd järgmisena tegema pean, kelle juurde ma pöörduma pean sellise leiuga. Guugeldasin natukene, siis mingisuguse rinnakabineti info tuli, et pöördu meie poole, kui sa tunned tükki, kui sul on nibu sisse poole, sul on naha sisse tõmme ja midagi seal oli veel. Ja siis ma mõtlesin, et mul sellest listist on juba 3 asja, sest naha sisse tõmme oli mul ka tekkinud vist suvel. Ma mäletan seda, et me võrdlesime rindu, kui sa panid endale rinnad. Ja siis ma näitasin see oli hea lause. et siis me võrdlesime, ütlesin sulle ka, sinu juures ma avastasin, et vaata, mul on mingi sisse tõmme siin, siis ma mõtlesin, et see samas rinna all siis? Ja, siin rinna all. Ja siis ma, kui me rindu võrdlesime, siis ma mõtlesin, et see ei ole nagu midagi, aga siis tollel õhtul, kui ma siis vaatasin seda listi, vaatasin, mul juba 3 asja sealt, siis panin arsti juurde aja ja siis sealt läkski pall veerema. Ja sul vist isegi see, et sa ise selle ära tundsid, oli täitsa karstidelegi üllatuseks. Tavaliselt nii varakult ei avastata ise. Täpselt, mulle kõik arstid, kirurg, onkoloog, kõik, kellega ma olen kokku puutunud, nemad ütlevad, et nii varajase staadiumis seda tüüpi vähki ei tohiks, nagu, et mina ei saa sellest aru. Ja tegelikult minu kirurg ka, ta katsus mitu korda seda kohta ja ta ütles, et ta nagu ei saa aru. Siis, kuidas sa ei saa aru, see on ju siin? Et mina tundsin seda nii hästi. Ja siis läksingi sinna mammograafi. Ja siis tehti pilt, seal oli tükk, siis tehti mul ultraheli, siis ultrahelis kohe öeldi, nägin seda pilti.
tegelikult üks asi tuleks veel mainida, et kui see pilt tuli, siis nägin seal tükki ja siis ma olin ma ei tulnud siia ilma asjata, et mul on seal midagi, et keegi ei raiska minu pärast aega, et ma... Sina ei raiska nende aega. Jah, et mina ei raiska nende aega, et mul ongi päriselt midagi. Ja siis läksin rõõmsalt sinna laua peale ja siis ultraheliga siis vaadati ja siis oligi kohe näha, et selle tüki need ääred on sellised laiali ja siis... kes mulle seda ultraheli tegi, siis ta rääkis sellest nii rahulikult, ta kordagi ei andnud mulle sellist signaali, et ma peaksin kartma, ta ei teinud seda kuidagi suuremaks oma emotsioonidega, ta rääkis nii nagu muu seas, tehniliselt, arsti keeles siis nii-öelda, aga samas ka mulle lihtsalt, et ma saaksin aru ja siis ta mainis 2 sõna vähk ja kasvaja, siis ma mõtlesin, et mis nende 2 vahe on ja siis ta ütleski, et see ongi, et ongi kasvaja, ongi vähk, et need ääred olid niimoodi laiali, et siis see tähendabki, et see on halvaloomuline ja siis ma samal ajal mõtlesin korraks, et kas ma ei näe näiteks Bella lõpetamist, lasteaia lõpetamist, et mis nüüd edasi saab, korraks tuli paar pisarat, aga siis ma juba läksin edasi, ta rääkis veel juurde, et ma ei jäänud sellesse kinni. Ja 2 korda vist tuli nagu pisar silma, mõtlesin, et mida hullu. Ja ma läksin sinna karusselli sisse täiesti. Ma 2 päeva olin seal ja aga tulin välja sealt karussellist lõpuks. Aga millal see täpselt toimus? Kas see oli nüüd märtsis või aprillis või mis kuust oli? Veebruaris. Veebruaris. Aeg on nüüd on juba mai muidugi. Ja. Veebruaris. Millal Liis sind asjasse pühendati? Ma olin baalil veel. Mul oli... viimased päevad olidki vist viimased 2 päeva olid baalil ja siis Riin kirjutas mulle Instas. Ta oli reisil ja siis et mul on vähke oligi siukse sõnastusega suhteliselt küll jah, et no mina ei võtnud seda nii positiivselt ja lahedalt, et mina olin väga suures šokis, sest kõik kogemused vist, mis ka meedias kajastatakse ja mis on minu tutvusringkonnas olnud, siis need lõpevad ikkagi tegelikult nagu surmaga ja et isegi kui alguses on see kõik ihihi ahaha, et me tegime ka või nagu väga palju nalja selle üle, et Riin tahab ka lõpuks mu podcasti tulla ja ta tahtis ka mingit lahedat haigust ja et sai ja et mina samamoodi nagu et ta on hale nohker, et kogu aeg mingi mudib ja vaatab, läheb kohe arsti juurde, et mina lähen nagu siis, kui üks käsi kuskil on maas juba, et siis nagu, et mina lähen viimases hädas põhimõtteliselt arsti juurde. Et me oleme väga erinevad selles osas ja siis me nagu tegime hästi palju nalja selle üle, aga mina sellel õhtul ikkagi läksin magama Saanaksiga ja mu viimane päev baalil oligi see, kuidas ma lihtsalt terve aeg ainult nutsin, et minul oli seda kuidagi hästi nagu, mul oli hästi suur hirm, et isegi kui see nagu nii-öelda alguses on kõik hästi, siis vähi puhul ta ju võib tagasi tulla, et see on ka võib-olla asi, mis mind kannab siiamaani nagu, et see positiivsus ja kõik see on õige, aga et ma nagu enda puhul näen seda, et nagu mul on kogu aeg kuklas nagu see hirm, pluss ma otsin hästi palju infot, kuidas kogu aeg nüüd ennetada, toetada kõikide erinevate viisidega siis, et jah, et see, mis mina nagu nii-öelda et mingid tunded nagu läksid kogu aeg paremaks, et see ka jälle, et ma olen nagu nii kaugel ära ja Riin ütles ühe nagu nii-öelda lause käed tulesid koju juba, et siis et see mõjus mulle nagu hästi raskelt. Seda ma ütlesin ennem seda minu eest. Sa olidki päris kaua olid ära. Tule juba, palun koju. Jah, et see kõik nagu kokku oli päris suur nagu nii-öelda, oligi väga-väga hirmus. Et, aga mis mulle nagu ei meeldinud, oligi võib-olla see nagu, et
et mis Riin ütleb ka mingi, ma ei räisanud kellega aega. Et see on klassikaline siuke nagu mingi viieline nohker, kes seal nagu muretseb kõigi teiste pärast, aga et võib-olla peaks võtma nagu selle, et sa oled et sul on see haigus ja nagu sina said selle diagnoosi ja sa ei pea muretsema, et keegi kuskil peab sinuga tegelema nagu. Aga see oli mu esimene reaktsioon, minu hea lapse see sündroom, ma ei taha kellegile koormaks olla. Ja täpselt, ma ei taha kellegile koormaks olla. Et pigem ma aitan nagu teisi kogu aeg, aga ise ei taha kellegile koormaks olla. Ja ma ütlesin absoluutselt kõigile. Tööl ütlesin ka, sain oma diagnoosi kätte, läksin tööle, ütlesin õppejuhile, et mul on halvaloomuline rinnavähk ja jään operatsiooni aega ootama ja läksin põhimõtteliselt toast ära. Ja siis jätsin ta sinna niimoodi. Minul oli lihtsam niimoodi kõigile öelda otse ausalt, et ma ei hakka keerutama, ma ei hakka mingisugust emotsiooni üles võtma. Minul oli lihtsam, aga tegelikult tagantjärgi ma mõtlen, et teistel oli ju raskem. Et ma tulen, ütlen sulle pommuudis ja lähen minema. Et vaata ise, mis sa selle uudisega teed. Aga õnneks nagu, et kõik on olnud ümberringi väga-väga nagu toetavad ja hoiavad. Ehk siis olete saanud pärast nagu peegeldada seda tagasi, seda nii-öelda alguse aega? Jah. Aga kuidas ülejäänud mees, kuidas see? See oli naljakas minu jaoks hetkel. Algus on naljakas, lõpp ei ole. Ma käisin siis ära, sain oma selle diagnoosi, siis ma astusin sealt Magdalenast välja niimoodi ja mõtlesin, et ma olen nüüd vähihaige. Et ma ei ole enam tavaline inimene, et nagu kõik teised. Ja siis korraks tuli see klomp kurku ja et ma hakkan nutma, aga siis ma jälle kuidagi kogusin ennast kokku, istusin autosse, sõitsin mehe juurde tööle ja tema istus seal diivani peal, silmad punased. Tal oli vist mingi, ma ei tea, silmapõlet või ma ei tea, mingi asi, kas ta oli mõelnud, et ta tuleb koju koos minuga. Ja siis ma läksingi talle nagu järgi, mõtlesin, okei, et lähme siis koju ära. Ja siis liftis sõitsime alla, midagi väga ei rääkinud, on ja minu mõte oligi see, kas ma ütlen talle kohe seal tööl või siis ma ütlen talle kodus. Ja siis me kõndisime auto poole ja siis ta ütles, et sa oled nii rõõmus, et sul läks hästi ja siis ma ütlesin talle, et mul on halvaloomuline rinnavähk ja peale seda oli kõik. Et siis ma nagu hakkasin lahinal nutma, tema tõmbus täiesti lukku ja ta oligi väga mitu nädalat täiesti ära. Ja ma arvestasin sellega, minu elu ei jäänud seisma, ma läksin, võtsin oma lapse lasteaiast, viisin ta eelkoolist ta trikitas, siis ma otsustasin, ei, me lähme siis koju ära, kui see sõna ei kuule. Läksime koju ära ja oligi nagu mõnus. Aga järgmisel päeval jälle tööle, siis olid mul igasugused mingid programmid ja nagu minu elu läks edasi. Tema jäi koju. Tema ei suutnud minna tööle, ta oli täiesti nagu audis ja ma arvestasin sellega. See on okei, iga inimene nagu võtabki infot erinevalt vastu ja elabki erinevalt neid asju läbi. Et lubasid olla tal? Jah, ma lubasin tal olla, jah. Vaata, kus endal, sul ei tule see kuidagi see elustuse oma. Mul tuli see hetk hästi tugevalt, see, kus sa saad teada selle või see, ja see, kuidas sa seda kirjeldasid ka, et nagu, et okei, ma nüüd olen nagu kuidagi teistsugune, nagu mingi teistsugune inimene või nagu, sest mul oli ka nagu tükk aega, läks aega enne, kui ma seal, ei olnud esimesest hetkest, ma teadsin, mul on nagu pahaloomuline kasvaja, aga siis, et see vähisõna nagu ühel hetkel tuli ka sinna juurde, et ma mäletan, ma oma peas küsisin endalt, et aga kas see on vähk või? Et üks asi on see, et sul on pahaloomuline kasvaja, aga see ongi vähk. Nagu see kuidagi, kui see mingi seos ära tekkis, siis oli mingi, oh shit. Minul korraks oli päris raske oli seda endale nagu nii-öelda, et ta ei hakka siin nagu selles mõttes silti sulle otsa, et aga see on keeruline, see on nagu endale nii-öelda öelda.
Tulevad need samad, need selle haigusega kaasas käivad stigmad tulevad kohe vaata üles, on ju, et okei, mida ma nüüd vähi kohta tean, on ju. Noh, konkreetne diagnoos versus see sõna siis kui selline, et kõik need, nagu sa ikka kirjeldasid, et tutvusringkonnas on ju, mis inimestega on juhtunud, enamasti need lood, mis kuhugi jõuavad, on suht ühte tüüpi, on ju, et siis sealt tulid nagu mingisugused hirmud just hästi tugevalt üles. Sa ei näegi enam seal ennast, vaid sa hakkad nägema teiste lugusid kogu selle nagu sõna taga, et see on siuke... Ja siis võib-olla ma nagu hästi vaata samastun sinuga selles osas, et ma olengi vahepeal isegi täitsa nagu mõelnud, et kas ma olengi nagu mingi nagu napakas, et kuidas nagu sellel esimesel aastal just, mis sellele diagnoosile kõik järgnes, et see, kuidas ma nagu seda teed seal nagu mingi aeg käisin, et noh, okei, mis nüüd tuleb teha, lähme teeme ära, räägin kõigile, vahepeal nagu paar pisarat on ju, aga nagu see, noh, et kogu aeg on nagu see mingisugune selgroog seal säilinud ja ma mõtlesin, et kas see nüüd nagu jääbki nii olema mul. Minu puhul muidugi tuli see kuidagi hiljem alles, ma arvan, mingi aasta või tegelikult isegi siis, kui mul metastaasid tulid, nagu see järgmine kiht sinna peale kuidagi, kus ma sain nagu aru, et oota, mulle tundub, et mul on midagi nagu protsessimata. Aga tõesti mulle nagu kohati tundsin nagu ennast nagu mingi napakana natukene, et kuidas ma nii reageerin, kui sinu ümber kõik ülejäänud varisevad kokku. Ja siis ei osanudki seda kuidagi olla, aga ma panin selle nagu selle ATH kaela ikkagi, et nagu mida suurem väljakutse, seda rohkem see sind käivitab. Hakkad kohe nagu mõtlema, kuidas nüüd sellest nagu, kuidas sellega hakkama saada, et ma arvan, et nagu minu poolt see on sellega kuidagi seotud. Aga igal juhul see hetk nagu ja kõigil on need omad seosed ka veel selle sõnaga või selle diagnoosiga, et see, mis käivitab järgmisi protsessi on jah. Mulle see, kes mulle siis ultraheli tegi, siis tema ütleski tegelikult seda, et tänapäeval ei jõua seda positiivset lugu, ei jõua teisteni, et minule jõuavad Facebookis näiteks feedis see kingitud elu mingisugused, et need postitused, et viimane võimalus eluks ja kõik see jõuab minuni, eks siis mina seostangi, vähk võrdub kindlasti surm kohe on ju, aga tegelikult on meil kohutavalt palju seda vähki. Nüüd, kui ma ise selles teemas sees olen, siis ma kuulen igalt poolt, et nii paljudel tuttavatel on see, kas või see sama rinnavähk. Ja et aga see ei lõppe alati nagu halvasti, et kui saadakse varajaole, ravi töötab kõik, et siis on võimalik sellest nii-öelda puhtalt pääseda lõpuks. Jah, sest minu see onkoloog ütles ka, et Kristel sul vedas, et sa said selle diagnoosi praegu, et kui sa oleksid saanud selle diagnoosi 5 aastat tagasi, et siis see oleks olnud nagu kindel surmadiagnoos, et praegu on ravi läinud juba selle 5 aastaga nii palju edasi, et tegelikult nagu sul on ikkagi lootust, on ju. Et jah, ma hästi nõus, et neid lugusid tegelikult on väga vähe, me teame neid, sest enamasti ka inimesed, kui nad on nagu sellest kuidagi nagu jagu saanud või nad on terveks tunnistatud või nad on remissioonis, et siis sellega see nagu peatükk vaata läheb kinni kuidagi ja sellest ei räägita liiga palju enam edasi. Aga mis siis edasi sai, Rein? Mis sind ees ootab, kui mis on juba... Mis siis nagu selles mõttes, et sa said teada oma selle diagnoosi, seedisite kogu perega? Lastele ma ei öelnud mitte midagi alguses. Kuna mul on nad 7 ja 5, siis see sõna vähk on, nad võib-olla isegi täna ei teagi, mis see tähendab, et võib-olla ainult tädi Liisu tähtkuju, aga et ta ei tea, et ei pane seda silti külge. Ja neile ma ütlesin siis 2 päeva enne operatsiooni. Ütlesin, et ma lähen operatsioonile, et mul on rinnast 1, see võetakse ära ja siis ma tulen koju ja siis on ravi, et see enam tagasi ei tuleks. Et kui ma sain diagnoosi, siis peale seda elu läks täpselt samamoodi edasi, lihtsalt kohutav planeerimine igasuguste arsti aegadega. Käisin kõikides masinates, mis vist vähegi võimalik on. Enne operatsiooni käisin ma kõikides siis nii-öelda ITK majades, Magdalenas Ravitanaval ja siis ma käisin ka selle Viljakus raviarsti juures. Juhuslikult minu see kirurg sai samale päevale sai siis aja, et arutada kiiresti minu siis Viljakust ka, et kas me soovime veel lapsi või ei soovi. Ja siis kui siis ma kõndisin sinna Viljakus ravi siis kliinikusse, mis on, siis helistasin mehele ja ütlesin, et kuule, et meil on ju 2 tervet last. Et äkki
paneme mitte stopi peale, et äkki aitab siis. Et me oleme kogu aeg mõelnud, et enne 40. eluaastat võiks korraks läbi mõelda, kas soovime veel lapsi, aga siis see haigus ütles, et ei, aitab küll, meil on 2 tervet tubli last ja keskendume neile ja siis sellega saigi see kiire otsus tehtud, mõlemad sama meelt. Ja mis siis veel? Oligi väga suur karussell oli kõik, kuidas need emotsioonid käisid, et kas ma suren ära, kas ei, ma ei sure ära, et mul arstid ütlevad, mul on kõik hästi. Kuidas ma hakkama saan? Ma saan väga hästi hakkama, kõik toetavad mind, minu pere kohutavalt nagu toetav ja positiivne, et ma arvan, et kui ma Emmele ja Liisule ja kõigile nagu ütlesin, siis nemad elasid ennast teistele välja, mitte minule. Minule nad näitasid oma seda rahulikku poolt, positiivset poolt, et kõik on hästi, me saame hakkama, paneme sul uued tissid, see oli esimene asi, mis sa ütlesid tegelikult, et paneme sul uued tissid ja kõik on nagu orgunnitud, kõik saab, on ju, ja lihtsalt ma nagu tean, et nemad elasid teistele seda kõike nagu oma neid emotsioone asju välja ja minule oli see lihtsam. Et mina tegelen iseenda emotsioonide ja tunnetega, ma vaatan, mis mul kodus, et lastel oleks kõik hästi, et nende puhul ei muutuks nagu midagi drastiliselt, et mul mees saaks jalule, et elaks ennast ilusti välja ja nemad siis pidid ise oma emotsioonidega tegelema. Ma mäletan mingisugust storyt, kus ka Liisu pakkis sulle snäkikotti haiglasse kaasa ja kuidagi see oli jälle nagu siuke ilmselt nagu üliväike fragment selle kõige juures, aga see nagu mind ennast kuidagi nagu hästi puudutas või liigutas või see oli nagu täpselt jälle selline nagu nii oluline väike žest näitamaks, et ma olen täiega su jaoks olemas, et see on tegelikult luksus, mida väga paljudel inimestel ei ole nendel teekondadel. Ja ma ei võtagi seda üldse enesest mõistetavalt, sellepärast, et ma olen praegusel hetkel väga teadlik, et kõigil ei ole nii toetavat perekonda ja kes peab üksi oma asju seedima. Aga kuna meil Liisuga on pikk taust juba operatsioonidega, et mina olen see, kes tema haavasid puhastab ja teibib ja toon teda ära igalt poolt ja viin teda igale poole. Pead peseb ja värvib ja kõike. Et siis nüüd oli tema kord nagu tagasi teha. Kuidas siis oli? No mina olin Prismas ja nutsin seal. Snäkikoti kokku panna see? Jaa. Et need on selles mõttes nagu erinevad asjad, et kui ma olen tisse panema ja siis keegi on sulle toeks ja pärast tuleb sulle järgi, et need kõik kopid on teadlikud ja ma saaks öelda, et nagu mingi taastav ilukirurg on ja. Aga mis on et see erinevus ongi nii suurem, esiteks ma tundsingi väga tugevalt seda, et nüüd on minu aeg Riinile tagasi anda, et Riin on pidanud nii rõvedaid asju tegema. Et kui me räägimegi sellest, et ma ei tea sisereie plastika, et siis nagu tema peab minu haavus plaasterdama ja nagu mu ego lihtsalt sureb samal ajal, aga Riin on nagu mingi imeline, sa jäid nii rahule, et siis, et ma võin talle minna neid snäkke ostma. Aga et kui ma ikkagi olin seal poes, siis ma terve aeg nutsin, sest oli minu jaoks väga hirmus kõik ja hommikul siis 6 ärkasin või? Ei. Mis kell seal pidi olema? 7, mina ärkasin kell 6, sa ei maganud minu toos. Aga et ma panin neid asju kokku siis ka, et see, mis te enne rääkisite ka, et see sõna vähk. Oma peas ma olin sellega juba kõik rahu teinud, aga iga kord, kui ma pidin selle välja ütlema, et Riinil on vähk, siis ma purskasin nutma. Ja kui tulid need peale lõikust tulid viimased tulemused, et kõik läks hästi ja siis ka mina helistasin kohe ma helistasin alguses vist ühele sõbrale ja siis me tegime hästi palju lolle nalju selle üle kohe nagu mina ja siis ma tundsin, ma hakkan nutma ja siis ma olin mingi, et okei, davai, tšau, et räägime hiljem ja siis helistas Liis mulle ja siis nagu
ei, mina helistasin vist talle, vahet ei ole isegi, aga no ma nutsin ennast, nagu ma ei öelnud ühtegi sõna ja ta oli lihtsalt mul seal telefoni otsas nii, mis on, ütle midagi. Ja siis ta nagu noh, ma sain aru, et ma panen tema nii halb olukorda ja siis ma lõpuks ütlesin, kõik on hästi. Ja siis ta oli nagu, et jah, et ma teadlikult tegingi seda, et ma ei elanud Riinile oma muret välja, ma ei näidanud talle midagi. Ja et tema saigi minusse nutta ja minul olidki, ma esimest korda elus üldsegi tegelikult teadlikult kasutasin oma sõpru selleks, et neisse see kõik nutta ja jagada ja ma saatsin üldse esimest korda elus nagu nutvaid voice oma sõbrannadele, mis oli nagu, või tegin ennast üldse nii haavatavaks. Ja mina olin ka esimesed nädalad, ma olin ikkagi õhtuti kodus ja ma olin nii pahane kogu maailma peale. Kõik tundus nii mõttetu ja lamp ja keeruline oligi tegelikult nagu mitu nädalat ma ikkagi nagu, noh, ma nutsin ennast ikkagi magama ja siis ma sain aru, et enda puhul on kõige nagu olulisem see, või nagu, et minu kõige suurem boonus või võit siin elus on minu ajukene. Ja see, kuidas ma suudan asju positiivselt näha ja hoida. Ja ma sain aru, et see on täitsa läinud ja ma kõik narjad mind selle pärast, aga ma tõmbasin omale väga laheda meditatsiooni äppi. Ja ma hakkasin seda kasutama ja ma kasutasin seda alguses tunde päevas, kus ma ikkagi mitu korda päevas, kohe kui ma tundsin, ma tahan nutma hakata, siis ma panin selle peale, ma olin mingid liis, et mina ei saa midagi teha. Mina saan olla Riinile ainult toeks. See tähendab seda, et mina pean olema meeldiv ja tore ja ma pean enda asjad ära tegema selle jaoks. Ma pean hästi sööma, ma pean hästi magama, ma pean käima trennis kindlalt. Ja siis ma saan olla Riini iga kõne peale, okei, nii, mis me teeme, mis on vaja. Et ma käisin raamatukogus, võtsin kõik raamatud, millest ma aru sain, toitumise kohta ja vähi kohta, otsisin üles kõik oma tuttavad, kes on selles valdkonnas, sain kokku, et mis nüüd, kuidas ma Riini toetama peaksin, mis on nagu nii-öelda, millega tuleks nagu arvestada, et ma viisin ennast kurssi. Et just, et mitte teda tüüdata ka nende küsimustega, et siis kui Riin peale lõikust ma viisin ta arsti juurde, siis oli ka, et arst oli juba umbes mingi tšau, head aega, ja siis ma mingi, mul on üks küsimus veel. Mul on üks küsimus veel. Sina tüütasid seda arsti hoopis. Et kui Riin oli mingi, kõik on hästi, aitäh, head aega. Kui ma mõtlen seda, et kui sina oled olnud üldjuhul varasemalt selline nii-öelda abistaja rollis, on ju, siis kuidas sul nüüd on ise abi vastuvõtmisega. Et kui lihtsalt või keeruliselt see tuli, Liis räägib kindlasti oma versiooni meile pärast, on ju. Et see on endast nahast ikka tead ka, see on keeruline. Oi, ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks kõige raskem asi üldse. See, et ma ei ole hetkel nii-öelda selline, nagu ma olin ennem. Et mul on liiga palju asju, ma mõtlen just oma kohustuste nagu hulgas on ju, et mul on ju ülikooli esimese aasta lõpetamine, mul on tööl, ma olen klassiõpetaja, meil on 3. aasta nagu lõpetamine, igasugused väljasõidud, viimased mingisugused tööd ja asjad, siis lasteaia lõpetamine ja siis nüüd tuli selline asi ka ja et ma ei ole nagu, ma mõtlesin, et ma ei ole enam see ma ei tea, mis sõna see on. Ma ei ole nagu täisväärtuslik. Et ma ei ole täisväärtuslik enam kellegile. Et ma ei suuda panustada tööl nii palju, sest mul on nii palju asju nüüd, millega ma pean tegelema. Ma ei suuda kodus panustada nii palju. Et ma ei anna enam nii palju ära. Aga mulle soovitati, et võta kõik abi vastu. Et kui sulle pakutakse psühholoogi abi, võta vastu, räägi teistega ka, kellel on vähk, on ju, et tegelikult ju kõige paremini mõistavad need inimesed, kellel on vähidiagnoos, et nemad teavad sellest kiiritusravist, igasugustest muudest ravidest, mis nüüd mul siin on. Et ma saatsin oma viimasel tööpäeval, saatsin
kirjastuudiumis, e-koolis? Ei, meili saatsin vanematele ja kirjutasin neile, et mul on halvaloomuline rinnavähk, ma lähen operatsioonile, mind ei ole umbes 6 aega ja et lapsed on hoitud, neile kool tegi nii palju, et mingisuguseid õppeaineid jäid andma samad õpetajad, et nad tulid sellega vastu, et lastel oleks ka stabiilsem kõik, et mina muretsesin ausalt öeldes nende pärast kõige rohkem. Et mina saan hakkama, aga et mis minu õpilastest saab, et kuidas nemad oma asjad kõik tehtud nagu saavad ja kuidas neil on olla ja nemad ka muretsevad. Aga kõik oli nagu, kuna ma töötan emaga koos, siis kõik oli ülihästi, mu ema tõi mulle igasuguseid neid töid, mis nad joonistasid mulle, tegid kaarte, kirjutasid mulle. Osade õpilaste puhul ma nägin, et nad ei väljenda ennast, et kui oluline ma neile olen, kui siis ma sain aru, et selle kaardi pealt, et parim õpetaja ja et nii ootan tagasi, et see tagasiside oli nagu väga äge. Ja siis ma lasingi oma nii-öelda standardid alla. Et ma võtan kõik abi vastu, kes mulle midagi nagu pakub, et see ei ole mingisugune häbiasi ja ma küsin ka abi, ei ole lolle nagu küsimusi, et ma tahan olla parim patsient ja et parim patsient olla. Milleski peab parim olema. et ma saaksin nagu võimalikult hästi oma raviga nagu hakkama. Et siis mul on selleks ju abi vaja ja kõik on väga lahked abi pakkuma ja nüüd ma oskan seda abi vastu võtta. Aga kui Liis ütles ennem, et kõik tundus nii mõttetu, kui see diagnoos tuli, siis kõik mured tööl, kõik 0. Meil oli ainult kogu perega üks eesmärk ja ülejäänud oli kõik jumala suva. Keegi tuleb kuskil kurdab midagi, siis mõtlen, sa ei tea, mis minuga praegu toimub, et see väike asi ei ole üldse nagu mingisugune probleem, aga sõbrannadele ma ütlesin, et palun jätkame kõike nii nagu on, et teie mured ja rõõmud on täpselt sama väärtuslikud, kui nad olid ka nagu ennem, et mina tegelen raviga, see on üks põnev teekond, aga et teie igapäevased mured on ikkagi sama tähtsad. Ja et ma ei taha, et keegi mind haletseks. Sest seda kohtab tihti, ma mäletan jälle, ma olen ise ka pidanud nagu natuke nuhtlema oma sõbrannasid vahepeal, kes ma ei tahtnud sind sellega tülitada, et sul on niigi nagu palju teemasid praegu endal laual, et tegelikult see tegelikult on nii tähtis endale ka, et me ei räägiks ainult kogu aeg sellest, mis minuga toimub, vaid et enda jaoks oluliste inimeste teemad ikkagi ka tahaks tulesid üle tegelikult nende asjade siin kallistama praegu, aga ma ei hakka siin neid kaamera asju rikkuma. Meil on kõik paigas. Aga jälle me jõuame sinna tagasi, et kõik saab sündida siis, kui sa avaned, on ju, ehk siis sa lubad ja mind just praegu hullult kõnetas see lastevanemate poole pöördumine, et see on mega ilus. Ma lihtsalt tahtsin jälle, et mul oleks lihtsam. Ma tahan, et me kõik oleksime ühel leheküljel. Te teate, mis mul on viga, millega ma tegelen praegu, ehk siis et nad arvestaksid sellega, et ma ei niisama ei tee tööl uusi või ma ei läinud reisile, mis iganes, sest ma 3 nädalat mind ei olnud tööl. Ja see oli minu jaoks nagu suur asi, et juhtkond tööl oleks ühel siis leheküljel minuga ja et minu õpilased, minu vanemad ja et meil oleks koostöö nagu lihtsam niimoodi, sest et mingisugused asjad, õnneks ma saan nendega 4. edasi minna, aga mingisugused asjad ma pean nagu ei saa maksimaalselt ära teha nii, nagu ma olin planeerinud. Ja teate mis? Kui ma olin kodus, jäin koju peale operatsiooni, see oli kõige hullem, sest sa pead puhkama siis ju. Aga sa oled harjunud kogu aeg tõmblema mitmel rinnal. Ehk siis oi tere, Riin, saame tuttavaks. See on uus Riin. Ma ausalt kasutasin Liisu abi, Liis emme, kes tõi mind maa peale tagasi, siis chatiga kirjutasin, palun rahu, et mis mina pean tegema, et minu aju rahuneks maha, et igalt poolt uurisin, et ma oskaks puhata lihtsalt, et ma ei tunneks süümekaid. Mis Liis siis tegema kõrvalt pidi, et Riinu aju maha rahuneks? Või kuidas sa nüüd näed seda tema
abist. Ei no Riin ei oska puhata nagu nii. Ma proovin. Et ta ei saa aru nagu sellest, et kogu aeg ei pea olema midagi saavutama või nagu kogu aeg ei pea olema nagu tegus. Aga noh, tema jaoks on see praegusel ka nagu nii-öelda normaalsus ka, et nii on ta kogu aeg olnud. Et võib-olla siis, kui ma ei tea, nagu väiksed notsud sündisid, et siis nagu, ma ei tea, kärutamise ajal oli see, et ma ei tea, no siis oli ka eesmärk minna neid pirukaid sööma ja tagasi ja see oli päeva ettevõtmine, aga et nagu, et kogu aeg see oli mitu kilomeetrit ka niis. Ja arvestasin palju sa neid pirukaid süüd. Ma läksin sinna, siis kõik teadsid juba Riini. Tabas sul mäest ülesse, ime lihtsasse tagasi. 8 klient. Aga et see kogu aeg kõik peab olema nagu nii-öelda planeeritud ja kõik peab olema nagu noh, nagu me enne rääkisime ka, süsteem, nagu raamistik, kõik asjad on ja et siukest nagu lihtsalt olemist nagu ei ole ja kui see tuleb, siis ta ei oska sellega midagi teha, siis ta on ka noh, et ma ei tea, et tunnen siit halvasti ennast, tunnen sealt halvasti ennast, hakkab genereerima mingeid suvalisi asju nagu. Et aga siis, kui saab oma rutiini tagasi, siis on parem, ja et selles mõttes ma on hea meel, et ta läks nagu tööle, aga nagu mind selle teema juures kõige rohkem võib-olla häirib see, et isegi kui see nagu nii-öelda diagnoos tuli, siis mulle tundub, et või noh, mulle tundus, et me pisendasime seda nii palju nagu. Riin pisendas seda, meie nagu nii-öelda perekond tegelikult pisendas seda, et kõik tahtsid ainult lohutada, et kõik saab korda ja nagu, et kõik, noh, mina ütlesin tegelikult selle sama lause, et ma ei tunne, et midagi halba juht tuleb nagu sellest, et ta, noh, ma olen suht hästi nagu nii-öelda tunnetan asju ja et nagu mul ei olnud halba tunnet sellega, aga see ei tähenda seda, et me, noh, et peaks ütlema, pole midagi nagu, et see on ikkagi, see on minu meelest väga suur nagu nii-öelda diagnoos, see on väga tähtis asi, mille juurde nagu noh, et kui see on hormonaalne ka, siis nagu see on eriti siuke, et sa pead oma stressitaset selle väga kontrollima ja kõik söömise asjad, aga mis mulle nagu väga meeldis, et kui ma muidu räägin kogu aeg tervislikust toitumisest ja minu meelest mind väga ei kuulata, siis perekonnas nagu, siis et ma rääkisin Riinile kapsastest, granaatõunast. Ja et kõik, mis ma nagu nii-öelda talle välja tõin, siis ma olingi vist järgmisel päeval, et kui meil oli see vestlus, siis järgmisel päeval, ma ei mäleta, miks ma olin nende juures, äkki oligi Bella sünna või midagi, Bella sünnipäev oli ka selle aja sees nagu veel, et siis ma vaatasin, et Riin tegi kapsautist esiteks ja ma olin juba niimoodi, et ta kuulas mind ja siis vaatasin külmkapis, oli granaatõuna mahl ja siis ma olin küll niimoodi, ma läksin autosse ja ma nutsin, ma olin nagu mingi okei, et nagu et ma ei taha teda suruda sellega, et nagu mingi, et ma viskan talle liiga palju infot esiteks, et seda ma ka nagu nii-öelda üritasin väga jälgida, et ma ei hakkaks seda targutaja nagu mingi, mina lugesin sealt raamatust või et minule nagu nii-öelda sõbranna ütles seda ja nii nagu sa arstile tegid. Ehk siis sa ei tahtnud tõekuulutajaks hakata? Ja sellepärast ma ei ole tegelikult tahtnud ka seda sotsmeediasse tuli hästi palju, et kui ma tulin selle nagu nii-öelda Riini uudisega välja, sest see oligi väga suur asi meie jaoks ja nagu, ja kuna Riin jagas seda, siis ma tahtsin sellele nagu tähelepanu tuua, aga mul hakati ka nagu hästi palju kirjutama esiteks oma lugusid ja et umbes, noh, vähiliit ja väga palju nagu tuli umbes mingi, ma ei tea, koostööpakkumisi, siis ma mingi, et see ei ole minu haigus esiteks nagu ja mina ei taha nagu nad ennast sellega siduda, et ainus põhimõtteliselt asi, mis ma teen, ongi see podcast siin, sellepärast, et ma ei taha Riini sellest olukorrast tegelikult nagu enda jaoks kasu nagu lõigata. Et ja pluss, et mul on endal nii palju diagnoose, millele ma üritan kogu aeg tähelepanu tuua, et siis nagu ma ei taha nagu ma ei saa igal toolil istuda õigemini, on ja üks tool jääb mulle. et aga samas, et see me Riiniga oleme käinud väga palju nagu nii-öelda pikkadel jalutustel ka ja siis ma ütlesin talle ka seda, et nagu et me saame ise valida ka neid silte tegelikult ja et kas Riin tahab, et see nagu nii-öelda vähk defineeriks teda, et noh, see ongi nii loll nagu nii-öelda näide, aga et Riin pani nagu Instagrami nagu endale. Ja ütlevad. Ja räägime ikka, see on nii naljakas. aga pani seal ka nagu seal mingi vähi selle mingi asja ja siis nagu
ja siis ma küsisin ta käest, et ta ise räägib, et ta ei taha, et inimesed nagu nii-öelda ainult sellest räägiks ja blablabla. Ja siis ma ütlesin talle, et okei, aga sa panid Instas oma peosse selle, et nagu, et inimesed lähevad su kontole, siis nad näevad seda, et sa ise oled selle sildi külge pannud ja siis nad hakkavad sind nägema läbi selle, on ju, et kes sa tahad, et inimesed näeks, et sa oled, siis ta on mingi, et tema jaoks on haridus ja need väiksed, tema need nii-öelda kasunossud, on tema jaoks kõige olulisemad ja ta tahab olla parim õpetaja ja mingi kõiki lahedaid tunde teha, et siis nagu nii-öelda, et jäta endale need asjad, on ju, aga et me ei pea, ma ütlesin talle, et ma ei pea panema omale peosse, et nagu mingi, et mul on diabeet, mul on ATH, siis ma olen olnud mingi narkootikumidega pahuks, siis on ju, siis ma olen olnud mingi alkohoolik, siis ma olin depressioonis ja ma panen kõik need asjad ja siis ma mõtlen mingi, miks inimesed minuga nendel teemadel rääkida tahavad. Et see positiivsus on väga-väga oluline ja see üldse, mis nagu mõtestusega me nagu elu näeme ja kuidas me seda haigust näeme ja kuidas me nagu toimime. Aga minu jaoks oli kõige häirivam see, et me pisendasime hästi palju seda, et see on nagu natuke see fake positiivsus ka nagu mingi, kõik on nii hästi, tegelikult ei ole ju, me oleme kõik kodus kurvad ja õnnetud ja muretseme, et jah, et nüüd kui nagu, et selle kiiritusega ka, et ma iga õhtu mõtlen selle peale, et kas tal päriselt ei valuta või ta on nagu mingi, mul ei valuta. No, kuidas siis on, Riin? Valutab ei valuta? Ei valuta. Veel. jah. Mul algas siis 2 päeva tagasi algas kiiritusravi. Minu raviplaan ongi 5 aastat siis tablette, 2 aastat süste ja siis nüüd siis 21 päeva kiiritust. Ja kiiritus on sellise mõnusa tundega, nagu oleksid sollis käinud. Et tuled sealt välja, rind on, mul hakkab millegipärast hakkab palav, siis rind hakkab nagu õhkama, läheb nagu punaseks natukene, aga juba esimestel päevadel, ma ei tea, mis siis lõpupäevadel saab. Ma enda jalga ei näita. Ehk siis kreemitamine on väga oluline. Jaa, no selles mõttes, et eks seal on meil nüüd mingid teaduslikke arstiminutit siia ei too, sest ma meditsiiniharidusega ei ole, aga nii palju kui enda kogemusest ja selles mõttes, et ta on hästi erinev. See on naha eripära, kõik siuksed asjad hakkavad mängima, et pruugib tekkida mingi reaktsioon lõpupoole, aga ei pruugi üldse. Ma olengi aru saanud, et tegelikult absoluutselt iga inimese teekond on erinev. Iga keha on erinev. Nad võtavad erinevalt neid ravimid töötavad erinevalt inimeste peale, et me ei saa ennast tegelikult võrrelda. Ühes rinnavähi podcast oli siis esimene podcast, mis ma kuulasin kohe järgmisel päeval, kui ma sain diagnoosi onkoloogika podcast ja siis ma vist seal öeldi, et me tahame kellegiga samastuda või võrrelda ennast kellegiga, et tal on ka niimoodi, aga tegelikult see ei tee meile head. Et me oleme ikkagi nagu minu keha ja minul on erinevad asjad, et me ei pea otsima kedagi, kellel oleks samasugune asi, et tunnistame seda, mis meil nagu on. Läks veid segaseks, aga äkki saate aru. Teil oli siuke asi podcastis. See minu lisa. Et see infovajadus on ka hästi erinev, on ju, et mõni ei taha üldse midagi teada, teine kukub hästi hullult guugeldama, et kus on sina? Kuna ma olen selle teekonna alguses, siis ma olen nüüdseks tänaseks aru saanud, et alguses ma otsisin väga palju infot, lugesin rinnahoidjate siis seda channelist ka, et mis on kogemused ja siis mul korraks lõigi nagu nii-öelda kohale, kui sa ütled, et me pisendame seda, siis mulle jõudiski kohale, et aga nad räägivad täpselt nendest asjadest, mis mul ju ka on, et ja siis ma vist enda jaoks otsustasin, et mul on lihtsam nagu lugeda midagi, mis on minu jaoks kasulik, aga samas teadlikult, et ma ei võtaks seda kõike nagu endale, sest et ma olen väga empaatiline ka ja siis ma hakkan kõigile nagu kaasa elama või tunnen neid tundeid, et teadlikult peab lugema neid asju. Siis kui ta hakkas seda lugema ka, siis oli väga tugevalt nagu nii-öelda see vahe sees, nagu, et kõik see positiivsus nagu nii-öelda kadus sealt ära. See oli 2 päeva. Aga see näitabki tegelikult seda, et
et siis ma vist ütlesin sulle ka, et see, millele sa nagu keskendud, seda sa näedki rohkem, on ju. Et mina olen täpselt see, et ma ei loe nagu kõik mingi, ma ei tea, operatsioonid ja asjad, kus ma olen käinud ka, ma lähen lihtsalt koha peale, olen mingi, nii, mis teeme nagu, mul on snäkid kaasas, et nagu, et see on kõik, et mida vähem mul on infot, seda vähem mul on ka nagu hirme, sest ma ei tea, mida oodata, ma ei tea, mida karta, et me loeme hästi palju tegelikult neid nagu halbasid või inimesed jagavad mingi mul juhtus siuke asi, piu, ja siis sa oled nagu mingi, okei, mul võib ka see juhtuda või nagu ma ei osanud isegi karta, et siuke asi on olemas või nagu, et siuke asi võib juhtuda. Et ja kui kuskilt nagu midagi, ma ei tea, isegi sügeleb veits, siis sa oled nagu mingi, et see on kindlalt see asi, et nagu et need hirmud muutuvad palju suuremaks. Ravimi infolehed. Ja. Kui ma sain oma selle hormoonravi tabletid, ma lugesin sealt, mis kõik mulle külge hakkab, kui ma seda võtan. Ja. Aga nagu... ma usaldan arste. Jah, et mina ütleks küll, et nagu, et see, mis nagu nii-öelda Mariinile siis ütlesin, oligi, et nagu, et võta nii palju, kui sa jaksad vastu võtta üldse. Et ongi, et kui sa veel avalikult nagu nii-öelda jagad ka neid asju, siis nagu inimesed tahavad jagada oma lugu tegelikult. Ja sa ei ole alguses valmis selleks, et isegi mina nagu, et okei, et mina olen, ma ütleks, et ikkagi nagu see kõrval olev isik lihtsalt ja mulle tulid need kirjad nagu, et ma ei jõudnud neid nagu isegi läbi lugeda, et ma läksin nii pahaseks isegi, et inimesed jagavad mulle nagu mingid ma ei jõua Riini teemadki ära seedida, sa viskad mulle peale, mis sul veel ükskord juhtus nagu, et see on nagu õudne. Et see ongi kahe teraga, ma ei tegelikult kahe teraga mõõk on võib-olla vale öelda, sest endal on ka ju tihti need samad dilemmad, et kui sa valid juba selle tee, et sa räägid sellest, see teeb väga palju asju, teeb lihtsamaks. Ja teistpidi sellega tuleb alati kaasa see, et tulevad teiste inimeste lood peale ja siis on vaja ka nendega tegeleda või siis hästi selgelt ka oma piirid kehtestada, et eriti siis, kui veel see raha kogumine mul selle välisravi jaoks mingi aeg oli, mu postkast oli täiesti umbes kirjadest, kus kõigil olid need oma lood, et mingites kontekstides see nagu hullult toetas just läbi selle, et sa saad aru, et issand, kui palju mu ümber tegelikult neid inimesi on, kes elavad sellega ja kes tegelikult on tulnud sellest läbi, et see ei ole nüüd nagu minu üksiku inimese traagika siin ja kuidagi nagu nüüd ongi kõik metsas, et ühtpidi sul on see tugi seal ja teistpidi see võib muutuda väga kiiresti, väga koormavaks. Ja eriti, kuna te olete ju nii selle kõige alguses ka praegu, et Pille armastatud kriisikõver, et see protsess, kuhu me tegelikult selle diagnoosiga sisse läheme ja kui erinevalt ka inimesed tegelikult seda tsüklid läbivad, et mis need toredad faasid seal oli, need eitused ja asjad on ju, et mingist faasist sa rääkisid, aga ma ei tea üldse, mis asi see remissioon veel on? Remissioon on siis, kui sul pole ei tuvastata kehas enam märke kasvajast või nagu vähist. Et see ei tähenda, et teda seal ei pruugi olla, aga et ei ole võimalik teda tuvastada. Nii palju sükseid mõisteid on, mida veel ei tea. Aga jah, see teistpidi ma olen jälle hästi tänulik teile, et te räägite, sest kui sa ütled, et sa oled täna kõrvaltegeline, siis tegelikult meie jaoks ei ole. Tegelikult selles vähiloos on alati mitte ainult üks osapool, vaid on alati, keskmiselt öeldakse 5-7 inimest ühe diagnoosi saanud inimese kohta, kes tegelikult kukuvad kriisi. Ja väga sageli juhtub see, et lähedased pisendavad ennast nende lugude kõrval. Aga tegelikult kui palju see mõjutab ka nende inimeste elu, mida nemad kogevad, kui tihti tuuakse ennast ka ohvriks selle kõige kõrval. Et sellepärast ma just tahaksin öelda, et sinu lugu on tegelikult täpselt sama oluline lähedasena, kes armastab inimest, kellel on diagnoos. Mis tega vaata nii ju käsitlenud, et siin tekibki hästi sageli see, et kellel nüüd siis on raskem, on ju, et lähedane mõtleb, et mis iganes, sina mõtled just, et lähedasel, sina mõtled, et tal on ju, et tema ikkagi ise peab sellega vastakuti seisma. Aga tegelikult on see, et kõigil on raske. Siis Mariinile ütlesin ka, et me nutsime ja siis naarsime selle üle, et kui mina olin suitsiidne, siis ma kogu aeg soovisin, et mul oleks vähk, et märkan ülesse ja siis mul on vähk ja siis ma suren ära ja siis ma ei pea ise mitte midagi tegema. Ja siis Riin küsis, kas olid spetsiifiline, et ikka nagu sul on. Ja siis ma mingi tegelikult olin. Et me teemegi väga palju siukseid nagu musta huumorit ja ma olen hästi palju nagu teen ka seda sõpradega, sest see on minu nagu toimetus
toimetulek. Et just nagu ka see, et me ütleme need asjad päriselt välja, et ei ole seda, et ma ei tea, et pähk on nüüd sõna, mida me ei tohi nagu kasutada, aga see vist tulebki sealt praegu, niimoodi sain aru, et kui mul diabeet avastati, siis me vaata kodus ei tohti mingeid kindlaid sõnu nagu öelda, mis mulle ei meeldinud, näiteks paks. Et see keelatud sõna ja ma ei luba siiamaani kodus kasutada seda sõna ja koolis ka ei luba kasutada. Ja mina ei, nagu, mul on nii ebamugav isegi sõna kasutada ja seda kuulda nagu, et nagu näljakas, et praegu siin niimoodi otse laivis sain aru sellest. Aga et jah, et see nagu nii-öelda kriisi kukkumine, et mina nagu ütlengi, et ma ei ole sellega ikka veel nagu ma tulen sellega nagu toime, aga et see nagu mõjutab mind ikka veel nagu päris tugevalt. Et ma mõtlesin ka selle peale, et kas ma olen ise nagu nii-öelda muutun jälle nagu depressiivseks või nagu, et mis muga nii-öelda juhtunud on, et mul natuke raske nagu rõõmu tunda. Ja siis sellepärast ma käisin ka seal ratta nagu nii-öelda retkel, et mu sõbrannal on ka nagu nii-öelda kogemus, kuidas temal jah, võib-olla liiga isiklikud asjad, aga et ta ütles väga ilusa lause, et oma südame soove ei tohi edasi lükata. Ja kirjutan teiega alla. Jah. Ja ta ütles ka, et nagu, et kui sa tahad midagi kogu südames, siis see tuleb ära teha, sest me ei tea, kui kaua me keegi siin oleme. Et isegi kui meil ei ole nagu ühtegi diagnoosi on ja et asju juhtub ja see andis mulle hästi palju nagu nii-öelda mõtteainet ja terve selle nii-öelda rattareisi, kus sa seal tundide viisi oma mõtetega sõidad, siis ma tundsin, kuidas ma nagu et ma näen elu väga teistmoodi ka nüüd. Et mingid võib-olla siuksed nagu, et kui suure tähtsusega minu jaoks nagu sõprussuhe ja üldse nagu nii-öelda inimesed ja lähedased nagu, et kui palju ma pean rohkem tegelikult neisse nagu panustama ja aega leidma ja kui nagu väiksed asjad üldse mõjutavad tegelikult ja nagu kõike tuleb teha, kõik hullused, mis ma nagu mõtlen, ma tahan need ära teha ja nagu, et ma näen nagu asju teistmoodi küll, et see nagu fookus on läinud nagu väga teistpidiseks. See toob maa peale jälle, siis sa saad aru, mis on päriselt oluline, millele päriselt energiat nagu suunata. Ja mulle siis, ma käisin ühe korras psühholoogi juures, ma proovisin, eelmine nädal käisin, lihtsalt proovisin, et kas ma ka pisendan seda kõike nii väga, et see tuleb suvel siis, kui mul on see puhkuse periood, et äkki see tuleb siis kuidagi tagasi, et ma pigem tegeleks sellega nüüd. Aga ma ei hakka suve raiska. Jah, et noh, kuna ma nagu hoian ennast kogu aeg vaos ja ma tegelen üks asi korraga, et üks arstiaeg korraga, üks info korraga, siis äkki tuleb millalgi hiljem, et ma ei ole kõikest läbi seedinud, siis tuleb mingisugune crash lihtsalt. Ja siis ma läksin igaks üks psühholoogi juurde, ta naeris, ütles, et tõesti, sul on nii palju asju vaja teha korraga ühes kuus ja ta ütles lihtsalt, et see mõtteviis, kuidas mõelda asju, et mul on aega, mitte et ma kiirustan kogu aeg. Need tavalised basic asjad. Aga kui tema seda ütles, et kiire sul peab olema ainult kirbu püüdmisel, et siis sa pead ainult kiire olema. Ma tean, kes see psühholoog oli. et siis see nagu tõi nagu ka paika jälle kõik, et sa pead tegema, mis sulle meeldib ja aega selles mõttes sinu see mõttemaailm, et see muudab kõike seda, mis su ümber nagu toimub. Ja mulle endale tundubki, et võib-olla selles aktiives, jukses keerulises faasis lõdvestumine ongi vist kõige raskem asi üldse. Sest tahaks ju ära lükata, tahaks üle hüpata, tahaks, et oleks kohe-kohe nagu parem, lihtsam, aga mingite asjadega ju ei ole võimalik. Et see kontrolli, mina ikkagi ka mingil hetkel tahtsin seda, see kontrolli ohje. Ja see teadmatus on nii hirmus, et nagu Riin ütleb, et mingi järgmine nädal saan info, siis ma mingi, kuidas see järgmine nädal saab nagu, et
et ma konkreetselt nagu, ma tegin mingi 3-4 tunniseid trenne, et ennast nii ära nagu väsitada, et ma ei jõuaks mõelda rohkem, et ma olekski seal diivanil nagu niimoodi, et ma nagu jään magama. Ja mõtle, mis mina tunnen. Sina tuhad trenni teha. Mina olen seal lihtsalt, ma pean veel mingi 2 nädalat ootama, et ma saaks selle info kogu aeg terviseportaalis nagu refreshin äkki midagi on juba tulnud sealt, on ju. Et ja siis saan mingi info, aga arst ei ole mulle helistanud, siis ma kopin sealt midagi, panen chati sisse, siis chat ütleb mulle, siis okei, kõik on nagu fine, et ei põle kuskil midagi. Et see oli minu nagu leevendus mingi selles perioodis, kus ma ootasin igasuguseid neid vastuseid. Mulle tundub, et jälle ma mõtlen, see on nii kuidagi universaalne, mitte universaalne just, vaid unikaalne vastupidi. Universaalne, kõik ma nüüd ütlen lõpliku tõe välja. Et kui tulla nende samade kriisikõverte juurde veel korra tagasi, et mõnel läheb aega tegelikult mitu aastat enne, kui ta jõuab kuhugi tegelikult sellisesse nagu mingisugusesse, mis see siis on, šokifaas ja siis oli... No kõigepealt ongi šokifaas, see kestab vaata lühikeselt, see ei ole pikalt, siis tuleb see reaktsioonifaas, ehk siis tulevadki need kõige suuremad need tunded, miks ja miks mina ja viha ja kogu see elu ebaõiglaseks tembeldamine ja kõik see. Ja siis tuleb see põhi korraks, et ongi, et kus tunnedki, et kõik on nagu nii mõttetu, raske. Ja siis vaikselt juba hakkad välja ronima sealt. Ja mina arvasin tegelikult hästi tükk aega, et see esimene aasta... Ja see ei ole kunagi nagu nii, et käid ära, siis ongi. See käibki niimoodi nagu. Mulle tundus, et ma olen esimestest nagu tulingi juba kohe kiiresti seal alguses kuidagi läbi, et nii šokk oli ära, korraks olin vihane ja nüüd ma olen juba nagu tõusuteel, vaata, on ju, et okei, ma lähen nüüd tööle tagasi, on ju. Mulle ka öeldi seal, et võta nüüd veits aega, on ju, et nagu kohaneda sellega, mis toimub, et sa ei pea tulema kohe tagasi. Mingi ei, mul on jumal chill, nagu ma tulen tagasi. Ja siis nagu teedki seda ja siis nagu kuskil maal täiesti ootamatul hetkel ikkagi nagu jõudis see kuidagi nagu maandus kuidagi teistmoodi ja see oli täpselt ka veel selles hetkes, kus kõik oli korras, kus kasvaja oli eemaldatud, kus midagi ei olnudki teha, kus sa jäidki jälgimisele, ravi oli lõppenud, nüüd on kõik nagu hästi elanud edasi ja siis tuli minul üldse kuidagi nagu see hetk, kus ma sain aru, et oota, what the fuck, nagu mis nüüd edasi saab, et kas ma olen nüüd tagasi seal, kus ma olin enne diagnoosi ja lähen lihtsalt siit edasi või ma olen mingis uues kohas ja siis tuli see eneseleina protsess tegelikult, mis kestis, ma arvan, mingisugune pool aastat vähemalt, kus ma tegelikult nagu tegin rahu sellega, et ma enam ei ole see inimene, kes ma olin enne diagnoosi ja mul ei ole mõtet püüda olla see inimene uuesti. Sest et midagi on ikkagi nii nagu põhimõtteliselt muutunud selle kõige kontekstis. Ja nii-öelda vähilooga või selle diagnoosiga ja ülejäänud maailm ei peotu. Kõik su olmeteemad, su suhete kriisid, su kõik muud dünaamikad ja kõik keerlevad. Süüa pead ikka tellima, lapsi pead ikka lasteaeda viima. Selles mõttes, et need kõik, et siis on vahest mõtedki, et on nagu kriisi otsa, et pole otsa ega vahet. Nii on. Nii et ma just mõtlengi, kui me mingi aeg rääkisime ka, vaata, kui tuligi see, korra tuli see nagu mingi auk sul, vaata seal, kus ikkagi lahistasid nutta ja tundus kõik nagu what the fuck, mis nüüd saab. Et teistpidi nagu mul oli mingis mõttes nagu, võib kõlada kuidagi nagu masohistlik on ka vale sõna siin jälle. Sa tahad lihtsalt lahedaid sõnu? Jah, ma nagu lihtsalt nagu peenud seda nagu mingite lahedate väljenditega. Et teistpidi see oli hea, et... Sa nautisid seda? No, see kõigis... Sa nautisid, et ma nutsin. Nii, lähen nagu õiges kohta. Et ma lihtsalt nagu jõudsin nagu enda juurde, jälle kogu aeg see kogemus teiste inimestega käib ka natukene läbi enda, et sa alati läbi teise inimese loo nagu mõtestad endas ka midagi lahti, et ma jälle nagu, kui ma sinuga rääkisin, mõtlesin enda peal läbi selle, et ma pikka aega kuidagi hoidsin seda mingisugust asja endas ja see ei tulnud minust välja, vaid oligi nagu mingi kõik on korras, mingi teeme nüüd nagu õiged sammud ära ja siis lihtsalt see on jälle ka võib-olla mingi mulle omane asi, et kui sulle tundub, et sa ise kräkid nagu mingi asja lahti, et issand, ma olen nii loll või nagu mul oli nagu seda kõigeks võin mulle varem seda öelda, siis sa tahad hakata teistele ka nagu õpetama midagi, aga tegelikult see on jälle nii unikaalne, kuidas keegi oma protsessi läbi teeb, et ma ei tea, mida ma plähmerdan praegu, aga ühesõnaga ükskõik, kui sa oled seal augus, et see ka nagu vastu võtta päriselt. Sest mina saaks isegi nagu paralleeli tuua sellega, et ma tahan ka lahedaid sõnu öelda, et ei pea narrima kohe. Õpime sõnad selgeks. Ma ei tea, mis sõna mina mõtlema pean siis. Aga et kas või diabeediga, et
no ma ei ole ma ei ole sellega ikka veel rahu teinud ja see on mul ju päikses peale seda nagu diagnoos olnud. Et nagu, et Eestis olles, nagu kodus olles, rutiinis olles, nagu vahepeal arva, nagu tekivad need mingid retsid, nagu allakäigud, aga üldjuhul on kogu aeg hea olla. Aga et kui ma olin näiteks rattareisil, siis mul oli iga päev oli nagu krambid ja värinad ja see tegi mind pahaseks, et nagu ongi see, et ma ei ole nagu teised, ma pean sellega elu lõpuni tegelema ja mind häirib selle kõige juures ainult see üks asi, et ma pean sellega terve elu tegelema. Et ja noh, see on, ma arvan, et väga sarnane nagu teie olukorrale, et see on küll teine nagu haigus, aga nagu, kroonilisus selle juures tegelikult vähiga on sama lugu. Et see nagu on see ainus tüütu asi, et ma ei tea, et kui sul see on tõesti ainus tüütu asi. See on ainus Liis. Vabandust. Aga et nagu, et mina enda nagu puhul, et saan ka aru, et minu nagu trauma koht või nagu minu see valupunkt on see, et ma ei saa kunagi nagu tavaliseks. Ja sellega on keeruline leppida, et nagu, et mul on nii palju, mitte nii palju, aga et mul on, ma ei tea, ATH, mis on ka elu lõpuni. Et nagu sellega, nagu, et need asjad on sulle terveks eluks ja sa pead nendega nagu toime tulema ja et on nagu paremad ajad ja nagu nii-öelda me oleme samas paadis, Liis. Sest ka meie ei ole enam. Me oleme elu lõpuni jälgimise all. No tegelikult ma tahangi öelda, et kas meil on üldse sükest terminit enam nagu tavaline inimene veel vist. Tänapäeval tegelikult nagu, kõigil meil vist on midagi. Kõik, see on tõsi nagu. Ja pluss see ka, et nagu need perioodid ongi nagu need erinevad, on ju, et vahepeal ongi kõik super hästi ja siis tekib jälle see nagu nii-öelda on mingisugused nagu kehvemad perioodid. Aga mis selle juures on tegelikult minu maailmas nagu kõige olulisem on see mõtteviis. Kuidas me asju näeme, mis tegevusi me teeme ja sealt tekkis meil Riiniga esimene nagu nii-öelda tüli, kus mina ikkagi saingi nagu Riini peale pahaseks, et ta ei tee nii, nagu mina asju näen või nagu ma olen talle õpetanud, sest mina lugesin raamatut ju. Ja mul on nagu nii palju asju vaja teha ja ma ei jaksa sinuga kaasas käia. Ja siis ma helistasin emmele ja ma olin täiesti tegelikult šokeeritud, et see oli mu esimene mõte, et nagu ma ei saa Riinist jagu ja ma olin lihtsalt mingi, Bella jõudis koju, et ta ei räägi temaga, panin ära, helistasin kohe emmele ja ma olin nagu mingi, ma olen nii pahane ja ma rääkisin emmega 1,5 tundi ja vahepeal Riin helistas mulle vahele ja siis ma olin mingi, oh my god, et ta teab. Ja siis aga asi oli üldse selles, et Liis käis seal hapniku kambris ja tema uus ülilahe väga hästi see ei ole uus, ma olen seal mitu korda käinud. Okei, aga nüüd siis sa ütlesid, sa pead kindlasti sinna minema ja siis see, et noh, et see aitab, vaata, siis ma olin nagu mingi et see toetab. Ja okei, toetab, aga Liis, mul on nii palju asju, kus ma pean käima, ma ei suuda selles graafikus võtta nüüd ühte aega, et ma lähen kambrisse. Ja siis nagu ma sain ta peale pahaseks ja õiendasin temaga. Ei, aga ta oli selles mõttes, ta oli lihtsalt nagu siuke tõrjuv. Et talle ei meeldinud mu mõte ja siis mina läksin sellest omakorda nagu mina kui kõrval olev isik, kelle jaoks on tervis nagu, ma tegelengi ainult sellega, on ju, vaimne, füüsiline tervis. Ja siis ma olen mingi, miks sa üldse tööl pead käima täiskoormusega? Mina oma peas mõtlen nagu mingi, et 6 aega tagasi me rääkisime sellest, et kas sa sured ära ja nüüd sa pead käima tööl või nagu umbes mingi, ma pean eksamid headele tulemustele tegema. Ja mina nagu mõtlen mingi, et ei, sa pead kogu oma aja panema sellesse, et su stress oleks nii väike kui võimalik, sa sööksid kõiki neid lahedaid asju, mis ma käisin, nagu sa tegid kõiki neid ja nagu... see ei ole üldse stressi tekitav. Et ma käin ja uurin ja mõtlen ja nagu mingi, et sa pead tegema kõiki neid nagu need asju, kuigi nagu talle ma tegelikult ausalt ei suru nii, retsid neid asju peale. Vahepeal lihtsalt ütlen, et söö kapsast. Ja me sööme kapsast. Aga et nagu, ja noh, et toon jälle mingi hetk välja, et liikumine on hästi oluline, et keegi jagas mulle mingit oma lugu ja et tema ütles ka nagu nii-öelda seda, on ju, aga et ma ei viska ikkagi talle seda nagu peale, et ma pigem võib-olla kitungi emmel hästi palju, mis on hästi uudne minu jaoks ja ma sõbrannadele ma vahepeal ka lihtsalt nagu elangi välja, et ma saan nagu nii-öelda pahaseks, sest mina tegelikult kardan ja ma ei olegi nagu nii-öelda sellega nagu tegelikult rahu teinud ja mul on ikka veel nagu hästi tugev nagu hirm.
võtame üks päev korraga. jah, et teeme ära selle kiiritusravi. Ma olen 2 aastat olen ju onkoloogi järelevalve all, sellepärast ma käin kord kuus ju süste saamas, tema küsib, kuidas mul on ja kõik on öelnud mulle, et ma saan terveks. Usu seda. Jaa, aga nagu see hirm ei lähe minul nagu selles osas nagu väiksemaks. Ma vaatan teid, selles mõttes on suke, see on jormas suke õdede vaheline nuhtlemine, aga teistpidi jälle näed, kuidas tegelikult ikkagi te hoiate üksteist ja seda kiirgat tegelikult nii kaugele. Ma arvan, et ma peaks oma emaga rääkima, et peaks adopteerima, äkki mul oleks ikka õde vaja. Ja sest, et minul ka, mul ei ole õde. Et, Teie olete tegelikult ju Vähk tõi teid kokku. Teie olete üksteisele väga suureks toeks. Et selles mõttes on... Ja no mina ütleks ikkagi seda ka, et üks asi, mis me riimalesti teeb. Et noh, et see on hästi tugevalt nagu emme kasvatus ka nagu olnud, et me ei ole kunagi tohtinud, ma ühe korra tülis olnud ja siis emme õiendas meiega, siis ma olin ka mingi isakasime Riiniga. Nagu päriselt tülis, mingi sokivargus ja trepist alla lükkamise nagu see ei ole päris tüli. Aga et nagu nii-öelda, et mina olin jälle nagu hästi solvunud Riini peale, et kolis Peika juurde ja jättis minu maha. Aga et see... et siis me nagu nii-öelda emme ei lubanud meil tülis olla ja see on ka ainus kord ja pluss ongi, et nagu, et minu kõik need nagu terviseasjad või operatsioonid, mida tõesti, kui nüüd hakata nagu mõtlema, on väga-väga nagu palju olnud, et siis mina nagu et see, mis tegelikult Riin saab rääkida seda, et ta ei saa igipulka panna ja et see nii, nagu nende piinlik on ja siis nagu tegelikult kogu klass teab, et mina haisen nüüd terve 6 aega, sest ma ei tohi igipulka panna ja mul jumal suva sellest. Jah, et aga nagu aga et siuksed asjad on tegelikult nagu egoliselt ka minu jaoks vähemalt olid nagu et esiteks abi vastu võtmine on ju, keegi teine peab, isegi see, et Riin peab tulema minu jalgu raseerima, siis nagu see pole nii hull, kui seal privaatpiirkonnas teipide panek. Noh, et ta on teinud siukseid asju. Seal olid ilusad õmblused. Ja ma kõigest midagi positiivset. Aga aitäh selle megatäpsustuse eest. Aga et nagu nendel hetkedel sina, kes sa ei ole abi vastu võtja, sina, kes oled selles olukorras, sa sured seesmiselt nagu, et keegi teine peab tulema ja nagu nii-öelda ongi, et Riin kreemitas mu jalgu ja ma mäletan nagu, et mul olid sellest opis nagu, mul olid jalad mega paistes ja kui Riin hakkas need, nagu ta tuligi lihtsalt neid mudima oma fucking 2 lapse kõrvalt nagu, tal on mingid pikad tööpäevad ja kõik asjad ja siis ta mudib mu jalgu, ma lihtsalt nutan, sest ma olen nagu mingi, et esiteks, et mul on nii valus, teiseks, et nagu, et mul ongi keegi, kes tuleb ja teeb siukseid asju. Et see on nagu nii-öelda, et see on ränk, et üldse nagu kirjutada siuke asi, mingi tšau, saad tulla mu pead pesema. Ja sa oled nagu mingi... Yeah. Aga vaata, teil ongi see, et see ei ole teil ka nagu see nii-öelda esimene võib-olla kriis, et kui Liis, sinu enda need lood ka kõik, kus sa oled ise läbi tulnud ja kus on nagu ilmselt Riin, sina oled jälle Liisi vastupidi toetanud ja võib-olla ma ei tea, kas kuulates praegu nagu Liisi tundeid ja hirme ilmselt ka nagu Liisiga seoses ise kogenud mingisuguseid samu tundeid ja hirme kõrval olles on ju. Ma praegu tegelikult kuulan seda kõike, et Liisu operatsioonid ei ole seotud nagu vähiga, on ju, aga tegelikult kõik see taastumine ja kõik see on ju sama nendest asjadest, kõik see abi vajamine, kõik see on ju ka sama. Et ka jah, et siis kui Liis, ma tean, et ta läheb kell 8 hommikul opile, siis ma juba ootan umbes kaua see op kestab, siis kirjutan, et kas ta ärkas, kui ta ärkab, siis ta kirjutab kohe sõnumi, et ärkasin, on ju. Et siis ma tean, et tal on kõik korras ja kõik hästi ja igapäevaselt tüütame, et kuidas nüüd ja... Aga siis, kui mina tissid panin, siis mul olid väga ilusad õmmulused. Kui ma käisin Riiniga kaasas, tema seda, et... Järgmine päev peale operatsiooni me läksime minu kirurgi juurde, sest ma sain samal päeval, õhtu sain koju. Mul oli kõik väga hästi, ma tundsin ennast hästi, ma tahtsin oma laste juurde minna. Me läksime siis järgmine päev minu kirurgi vastuvõtule ja siis ta vaatas kõik need õmblused siis üle ja siis ma kutsusin, esiteks me läksime... Mina küsisin, kas ma võin vaadata. Oota, me läksime kabinetti sisse nii, et mina ütlesin, et minu rinnavähk, aga tema pani rinnad endale. Kohe üli ebamugav olukord. Ma arvasin, et see on ülilahe nali, mida teha. Arstid ei arvanud. Ei, tema ei arvanud.
ja siis, kui ta võttis ära, siis ma kutsusin Liisu nagu, küsiski, et kas sa saad vaadata. Ei, mina tahtsin vaadata. Ma küsisin enne autos, kas ma võin vaadata ka, siis Riin ütles, et ja ma küsisin arsti käest ka, siis arst ütles, kui Riin lubab, siis sa võid vaadata. Siis Riin oli mingi, et mina Liisu neid tisse ka näinud, siis ma olin juba jälle mingi, siis ma läksin vaatasin, siis ma olin mingi, oh my god. Siis ma lihtsalt olin nagu mingi, okei, kui kaua viisakas, et ma vaataks selle pärast, et ma nägin ära, et nagu rõve. Minul nagu on ilusad lõiked, et Riinil oli seal nagu mingi verevalumid ja asjad ja siis ma olin nagu mingi, okei, siis läksin istusin, arst ütles, kas sul hakkas paha? Siis ma olin mingi, ei, mõtlesin nagu mingi tegelikult hakkas, aga ma ei ütle ka talle sellepärast, et ta väga ei tahtnud, et ma vaataks. Ja siis ma läksin järgmine päev pesema ja võtsin siis kõik ja nägin, kuna seal arsti kabinetis, ma nägin rinda ülevalt poolt, mul on pool rinda nagu eemaldatud. Ma nägin rinda ülevalt poolt, vaatasin, jumala korras, jumala timm. Ja siis, kui ma läksin pesema, siis ma nägin otse vannitoa peeglist, et seal all on tühjus ja sinine ja kõik, siis ma kirjutasin kohe Liisule, ma nüüd saan aru, miks sa ära läksid. Ja siis ta küsis, et ma saadan pildi ja siis ma ütlesin, ma ei taha. Siis ta oli mingi, et mina sinu tisse pidin kogu aeg vaatama. Siis ma olin mingi head, aga mul olid ilusad vähemalt. Et jah, et nagu väga erinevad nagu nii-öelda kogemused. Aga lahedad. Aga kuidas see ise, vaata teinekord tuleb ka, ma ei tea, ma oma silmast ilma jäin, siis oli ka mu enda jaoks nagu see ei olnud mingi suur traagika, aga jälle mu ümberringi inimestel oli see, et what the fuck, et kuidas sa nii rahulikult võtad seda silma kaotamist ja et see nagu silm nagu forgatsik on ju, et sul lihtsalt ei ole silma järsku. Mingi, ma ei tea, suva teeme jaanipäeva minu juures 3 päeva peale silma eemaldust on ju. Et aga nagu mõnel juhul inimesed elavad hästi raskelt läbi, kui nad mingisugusest osast oma kehast ilma jäävad, olgu see siis silm, olgu see rind, olgu see, ma ei tea, ka juuste kaotamine, võib-olla mingi keemiaravi foonil, et sinu enda jaoks praegu see operatsioon ja see, et pool on nüüd läinud. Minu mees, kui ütlesin siis, et see diagnoos ja mis tuligi peale diagnoosi, siis ta ütles, et tal on täiesti ükskõik, kas ma olen ilma juuste, hammaste või rindadeta, et tal on jumala ükskõik, et teeme ära. Ja see, et tema mulle seda ütles, siis mul oli ka jumala ükskõik, mis saab. Et see oli nagu siiani nagu väga nagu suur tugi. Sest meil oli kunagi, kui me hakkasime nagu deitima, siis oli nali, et kui me kas või ühe esihamba kaotan, siis ta jätab mu maha kohe. Ja siis nüüd... Siiamaani on meeles. Ja nüüd 15, meil saabki 15 aastat, et nüüd 15 aastat hiljem siis tal on ükskõik, et mis nagu minust saab peas, et ma terveks saan. Et see näitaski, et kui rängalt tegelikult see ka temale mõjus, et tal on ükskõik peas, et ma nagu terveks saan ja see, et tema pidi väga palju nüüd step upima, et see, et ma läksin sügisel ülikooli juba, siis tema pidi võtma kohustusi rohkem nagu üle ja nüüd see vähiga tegelemine ka, et siis tema on ka väga suur kodune nagu tugi minule, et ta tegeleb lastega, ta küll ei tee süüa, aga tellib siis süüa, on ju, et me jagame neid asju. Mul tuli meelde, et kui sa selle suhte algus tõid, siis muidu on tavaliselt nii, et mehed lubavad kuud ja tähed naisel taevast alla tuua, siis ma just samal ajal hooldasin oma vanaema, aitasin hooldada ja siis ma küsisin, just hakkasime ka Rainiga, oli värske suhe ja siis, et kas sina oled nõus vanuses minu proteese pesema? Jah, olgu, siis sobid küll. Et muidugi on ta väljakutse. Aga selles jälle, teist küll jälle vaata tõuseb meie nagu tänutunne ka väga suur meditsiinile, et tegelikult läbi mille on ju võimalik tänapäeval ikkagi ju kesta, et mida tegelikult kui võimekas tegelikult meditsiin on. Et jah, need on küll operatsioonid ja sellised jäävad muutused kehas, aga tegelikult meil on need võimalused, mida tegelikult sisuliselt 15 aastat, 10 aastat tagasi polnud olemaski. Ma olen üldse tegelikult ülimalt tänulik, absoluutselt. See teekond algas täiesti ootamatult ja kõik, kellega ma sellel teekonnal olen kokku puutunud, ta on nutma hakata jälle, kõik on nii toetavad olnud ja ma tunnen nagu, kui oluline ma olen teiste jaoks.
et selleks pidi, võib-olla ma keskendun nüüd sellele rohkem, sest seda tuleb ka rohkem, aga et ma olen väga oluline teiste jaoks ja kõik arstid, kellega ma olen kohtunud, õed, isegi... On kutsutud su sünnipäeva? mis on 30. juuli. Siis haiglas, kui ma ära tulin, siis kes neid jopesid asju toob, et kõik on nii sõbralikud ja operatsioonisaalis samamoodi võtsid nagu õlgad ümber kinni ja viisid mu edasi ja nagu ma olen nii hoitud ja mul on nii turvaline tunne ja sellepärast ma usaldangi 100% meie seda meditsiini ja kõiki neid arste ja õdesid, kelle juurde ma lähen, et mul ei ole olnud negatiivset kogemust ja ma loodan, et iga õhtu universumilt soovin, et see kogemus jääkski positiivne. Et ma andsin ära selle oma kontrolli, et mina ei kontrolli seda, see ei ole minu valdkond, mida ma pean nagu kontrollima. Andsin ära, kui ma siin opile läksin, siis ma olin ka, et ma teen kõike, mis te tahate. Ma olen väga super 5+ patsient, ma teen kõike, mis te tahate. Et see kõik õnnestuks, et see ravi töötaks, et ma saaksin terveks. Ja siis shout-out ITK-le siit siis, mis need on siis kringlid ja õhupallid ja lilled ja tänu, sest see, kui sind saadab ka sellel võib-olla nagu meditsiinilisel raviteekonnal tegelikult täpselt sama mõistmine ja tugi, see on jälle ülisuur asi tegelikult, et ja ma arvan, et see tänulikkuse pealt ongi idus see saade tegelikult ju ka kokku tõmmata. Et ma tahaksin teile öelda tegelikult. Aitäh, et te teete seda. Sellepärast, et kui ma sisenesin sellesse lahedasse maailma, siis teie töö on nii tänuväärt ja väga informatiivne, et kõik onkoloogika podcastid ja üritused, mis te teete, et te toote seda rohkem nähtavale, et see ei oleks lõpuks see, et vähk võrdub surm, et kui tuua selline nõme näide siia, aga et te näitate, et see on ravitav, mis on vaja selleks, et seda ravida, et te harite meid sellel teemal ja on, nagu see on väga suureks toeks meile. Ja see on nii tore see kompliment võtta vastu õpetajalt. Nii et aitäh, tõesti imetlus on, ma arvan, selles osas vastastikune ja ülisuur tänutunne, et te tõesti usaldasite siia täna kahekesi tulla, teie mõlemad oma looga, sest onkoloogika ju ka kokkuvõttes on ikkagi nii patsientide kui lähedaste kogukond ja me kõik oleme selles pagana juras koos. Ja sellest õdede energiast ma loodan, et me saame ikka veel kuskil osa. See on nii äge. Tõesti, teid on nii äge kuulata. Nii et suur kummardus meie poolt ka, et te täna siin meiega olite ja ehk lobiseme kunagi kuskil veel. Kindlasti. Aitäh kutsumast. Ja meie ikka ütleme, et elusat elu!